Head sõbrad, 500 aastat tagasi olid rikkad ja ilusad mustpead. Täna on rikkad ilusad enamjaolt ärimehed, mõned poliitikud võib-olla, mõned sisuloojad, aga vanasti 500 aastat tagasi olid need mustpead. Ja nüüd on avatud Linnaelu muuseumis interaktiivne näitus, mis räägib täitsa täpselt ära, mis mehed need mustpead siis olid. Tervist! Tere, tere! Ja tõesti niimoodi on, et me hakkame nüüd mitte lihtsalt toite valima, mida mustpead tarbisid, tegevusi tegema, mida mustpead tegid, vaid ka valima naisi. Sisuliselt me läheme tagasi 500 aastat, kus leiutati siis siinsamas esimene Tinder. Oled kuulnud Tinderist sina? Ikka. Ja. Ei ole kasutaja, aga kuulnud olen. Kui ennem ütlesid, et tänapäeval on rikkad ilusad ärimehed, siis nemad olid ka täpselt just need ärimehed. Nad olid keskasjad ärimehed, nad olid kaupmehed ja Tallinn Reval oli ju kaupmeeste linn, linna valitsesidki kaupmehed, siis see oli nagu linna eliit. Kas neil oli tõesti, oligi must kalamari oli igapäevaselt sellise kuhjaga, sest täna maksab 10 grammi, maksab 15 eurot ja ei jaksa keegi osta seda. Eks ta ikka põhiliselt oli pidutoit, et siin on meil kaetud nagu pidulaud, et siinpool on siis enne paastu, kus on lubatud süüa liha, erinevad liharoad, aga sealpool on juba paastulaud. Aga miks selline näitus üldse siia Tallinnasse valmis on pandud ja mida siis inimene peaks teadma nende mustpeade kohta? Mustpeade vennaskond on organisatsioon, kui me nii ütleme, mis tegutseb tänapäevani. Ja esimest korda on seda mainitud 1400, nii et see on ainukene tänapäevani järjepidevalt tegutsenud organisatsioon. Kes sinna täna kuuluvad? Tänapäeval kuuluvad sinna ka ettevõtjad, aga mitte ainult. Ja ta ühendab siis, ta on nagu saksakeelne, saksa kultuuri esindav. Sinna kuuluvad siis Saksamaal inimesed, kes on siis nende endiste mustpeade järglased, Tallinnast sinna läinud. Aga ka võetakse uusi liikmeid ja need on inimesed, kes siis nagu edendavad Eesti-Saksa majandussuhteid, kultuurisuhteid. Arusaadav, nad on ikkagi olulises rollis tänasigi. Absoluutselt. Aga me hakkame siis nendega tutvust tegema ja kui juba sai mainitud, et tõesti nad olid rikkad ja ilusad, siis otse loomulikult juba võite isegi aru saada, et meil on päris suured soojad suhted sellise valdkonnaga. Mulle meeldib, et mustpeade näituse alguses ütleb kohe elu on pidu. Tähendab seda, et me oleme täitsa õiges kohas. Absoluutselt. Läheme vaatame, kus see pidu on. Mustpeade pidusid kutsuti siis jootudeks. Kõigepealt lihavaagen, siin on siis sink, keel, vorstid, siin on moorbraad, loomalihast valmistatud niisugune hautis ja see on siin siis vastla kukli eelkäija. Vastla kuklit ei olnud veel leiutatud, aga oli siis pehme sai, mida kasteti siis sellise vahule aetud või sooja koore sisse. Mind huvitab, mis seal selle kanku sees on, mis sealt siis võeti ka? Ei kuule, kõike pidi ikka loputama väga kvaliteetse joogiga alla. Mustpeade pidustused algasid tavaliselt õlle valimisega, et õlle valik oli ju suur, et valiti siis kõige parem saada olev õlu. Aga muidugi vein ka, rohkem nad olid õllejoojad. Kas tol ajal oligi niimoodi, et vein ja õlu olid pigem nagu morss? Et ikka kui toitu tarbiti, siis joodi õlut ja veini ka kõrvale? Õlu oli nagu morss, ütleme nii, aga vein oli pigem ikkagi haruldasem ja hinnalisem. Teda ei joodud selle mõttega nagu tänapäeval, et teeme mõned õlled ja siis jääme purri. No jaa, sest et ega see toonane vesi, mis oli kaevudes, ei olnud väga puhas, et see oli ikkagi praktiliselt ka Ülemiste järve vesi, aga ta oli puhastamata, ta oli mööda torust ikka juhitud nendesse linna kaevudesse ja seda vett oli kasulik keeta ja kääritada ja õlu oligi see tavaline igapäevane jook, eks ole. Ta oli küllalt lahja, aga seda joodi kõvasti. Kloostrites oli näiteks 2,5 liitrit oli päevanorm, töömehe päevanorm oli 3 liitrit, eks ole, pidi alati tööandja talle selle õlle tagama ja mustpead muidugi eliidina jõid siis kõige paremat õlut. Vaata kui tore, tasu sees pidi olema ka 3 liitrit õlut. Minul ei ole tööandja veel pakkunud lepingu järgi õlut. Jah, peaks läbi käima selle. Aga see paastutoit, ma ütleks niimoodi, et see on praegu iga fitness inimese või toitumiskava tegija unistus, et sa sööd natukene kala ja pähkleid ja puuvili ongi kõik. Absoluutselt. Toona kiriku poolt oli ikkagi see paast reguleeritud, siis enne lihavõtted oli pikk paast, 40 päeva. Kui sa olid vaene inimene, siis oli see väga ühekülgne, see toidulaud, sõid eeringat põhiliselt leiba, aga mustpead jälle eliidina palju rikkalikum. Kuivatatud tursk, kuivatatud särg, maiustused olid lubatud, mandlid, vürtsidega, puuviljad. Ja muidugi ei saa ka ju paastu ajal kuidagi niimoodi. Toona öeldi, et kala tahab ujuda ja seda vedelikku pidi palju olema. Joid nii palju, kui tahad. No jumala aitu. Või unistuste elu. Just, mul kodus ei lubata niimoodi, et joo palju tahad. Nii, nüüd me saame hakata pakkuma mustpeadele süüa ja saamegi kontrollida, kui palju Robi kuulas ja kas ta oli üldse tähelepanelik. Mustpead on siin valmis ja neil on kõud tühjad. Nad on nukra näoga ka praegu ootavad midagi süüa saada. Jube tuttavate nägudega on need mustpead. Tänapäeval tuleb välja mustpeade järeltulijad on näitlejad kõik. Kes oleks saanud arvata? Nii, ja pakku siis mustpeadele süüa. Pakun sulle süüa. No, see pole üldse küsimust. Kintsu järetada küll.
see meestermees. Läks hästi sul, väga tubli. Ma panen praekana kaasa. Üks ajab see gaasi ära praeguse vaesel ajal. Ja sa siit tuju ära praegu must peal. Mina saan suure sellise broileri, ma saan rõõmuga seda nii. Seda me teame. Nii, magustoiduks teile midagi siis. Ma panen teile väikse jäätise. Hops. Sa tõesti eeldad, et 500 aastat tagasi oli jäätis olemas või? Talvel võis olla. Okei, Robbie eksis ja mul on selline tunne, et praegu, kui sa peaksid hinda panema, siis sa paneksid ühe rasvase 3 talle. Enam-vähem saad kõhu täis, aga üliõnnelik nad ei olnud. Ei olnud, jah. Aga ühesõnaga me saime kinnitust, et see, mis sa ennem rääkisid, see vastab tõele. Nii et sa oled teinud hea teedtööd. Jaa, ei, ma olen asja uurinud ja tuleb välja, et ongi nii. Ma vaatan, su kõrval on papagoi laskmine. No ma ei tahaks küll elus ühtegi papagoi nagu lasta. Esiteks 500 aastat tagasi, ega nad päris täpselt ei teadnud, kuidas see papagoi üldse välja näeb. Nii et meil on siin vitriinis ka üks papagoi, mis ei näe üldse papagoi moodi välja eriti. See on nüüd keskaegne papagoi. See on hõbedast ja ongi 16. sajandist. Ja näeb välja natuke nagu mingi selline õnnetu suvi. Nimetati seda papagoi laskmiseks, seda võistlust, see oli väga populaarne, aeti püsti siis papagoi varras, 10-15 meetrit kindlasti. Ja vaarde otsas oli siis papagoi, eks ole, ta oli siis selline värviline tahvel, linnukujuline, nimetati papagoiks ja nüüd ülesanne oli väga lihtne, et mehed pidid siis selle papagoi alla laskma, selle papagoi kuju ülevalt. Ja see oli väga populaarne pidustus, linnarahvas oli kohal ja nüüd oligi nii, et kes papagoi alla lasi, oli eriliselt austatud isik ja siis talle valiti ka kuninganna nagu kõrvale, kõigist neidudest kaunim. Mõnikord papagoi kuningas võis ka abielus olla, siis ikkagi sellel päeval oli tema kuningannaks kõige kaunim neiu. 9 päevaks. Siin lähebki nüüd laskmiseks. Teeme niimoodi, kumb esimesena eksib. Siit nüüd ongi niimoodi, et kumb meist Robiga saab siis mustpeaks kehastuda ja endale täna õhtuks naise valida. Absoluutselt. No nii, päris kaugel teine, eks ole. Mööda! Ja ongi nii, et Robbie, palju õnne, sina saad minna naist valima. No ma võtan selle naise endale ära, mulle tuleb üldse. Ma ütlen ausalt, et tegelikult ei tohiks väga keeruline olla praegu. Nägid, põmm, tehtud. Otse pähe. Palju õnne. Ühesõnaga, täna on siis pidustused minu auks, jah? Sa oled vallaline niikuinii, et niikuinii naist vaja. Täna siin sa saad teada, et kas nüüd see sinu välja valitud üldse sobib sulle, et ta võib sulle välimuselt meeldida, aga oma seisuselt, ühiskondliku positsioonilt ta võib-olla üldse sulle ei sobi, nii et see saab sulle selgeks siin. Selge. Kõige hullem asi, mis sa saad teha, on välimuse järgi valida, sa pead valima rikka naise endale. Just, sest välimus ju mind ei huvita, ma tahan ainult raha. Siin ikkagi viskab natuke niisugust nagu taluinimest ja siin, kui ehted on kaelas, siis võib-olla viskab natukene jõukamalt. Ma võtaks nagu esimese selle tüdruka, kas sobib mulle? No nii. Aadliku tütar. Ja mis sa saad teada? Ei sobi? Ai, ta on liiga kõrgel minu jaoks. Lihtne Paide poiss, naiele pukse. 16, ega ma ei ole tahtnud ka. Sa eksisid ja sa jääd Jääti vallaliseks. Ja mine söö oma jäätist. Nagu me teame, need mehed tulevad ikka nurgast. Ma ootasin seal nurgas, kuni Robbie teeb oma valiku ära ja nüüd ma olen siin. Ma kardan seda vanust, aga tol ajal ju nii käiski. No mulle meeldib see kena näoga siin lihtne töö. Talutüdruk Liise on küll noor ja kena, aga oma kehva päritolu mõõsme mõeldamata abiga. Ikkagi lähme tagasi. Kuivalt. Kes siis oleks sobinud? Võtame tema siis. Ei saa teda ka. Sa võtad talutüdruku. Vaatame, mis siin on. Taleke Peppersaks. Jälle ei saagi. Meil ainult ühe saamegi. Sobib sulle, aga oht on see, et jääb lastetuks. Võtame ühe punapea. Väga hea valik, nii et punapea olnuks parim valik. Ja 15 aastane. Tulevikus siis. Meie ei leidnudki naist, aga noort neidu, keda tulevikus siis naiseks võtta. Aga õnneks on meil tööandja poolt 3 liitrit õlut. Nüüd siis küll. Ja nüüd me hakkame mustpeadele ameteid valima. Vaatame, kas me sellega saame hakkama. Ma pean nüüd valima, kes on Schaffer. Ja vana aja Schaffer oli ju ikkagi tegelikult tegija. Kes oli Schaffer? Schaffer oligi siis peo niisugune korraldaja. Peokorraldaja. Hans tegi sellise liigutuse, et tema küll ei ole, nii ma valin Hansu. Schaffer on ära naised, ma ei ole teha selle peotegija. Küllap millega teada, millised ideed. Õige oli? Meeldisid küll selles amet, ja sobis. Aga midagi tegelikult oli vale või? Ideaalne ei olnud. Ei, siin ei ole päris õige ja vale. Siin on nii, et kas talle meeldib see väga või mitte nii väga. Talle nii väga ei meeldinud, aga üldiselt okei oli. Naiste peole kutsuja. No see on ikkagi Viktor. Kes on tantsumees? Olav.
no meil läks päris hästi, eks ja see läks korda, jah. no ühesõnaga, mis me siis õppisime tänasest ringkäigust? Aga otse loomulikult seda, et meil poleks mustpeade seltskonda asja, sellepärast, et me eksisime absoluutselt kõigega. Mina ei saanud isegi papagoile pihta. Olgugi, et ma tulin lõpus nurgast, ei saanud ma ka endale daami kõrvale. Nii et me oleme jällegi koos Robiga saatesse tagasi. Aga saame kõigile teistele öelda, et tulge kindlasti kohale. Põnev on teada, millised tegelased 15 aastat tagasi siin Tallinnas siis ringi käisid, millega nad kõik kokku puutusid ja kuidas see 500 aasta vanune Tinder siis ikkagi töötas. Mustpeadel oli kõige tähtsam, et pidi lõbus olema ja ma arvan, et teil oli ka lõbus ja külastel on kindlasti ka lõbus, nii et tere tulemast siia Linnaelu muuseumisse. elu on pidu. Elu on pidu. Mustpead.